Ronimishooaeg hakkab nüüd lõppema. See on väga lühike hooaeg ja me saime teada, et üks Arizonast pärit mees suri sel hooajal Everesti ronides. 21. mai 2026. Sügaval Everesti surmatsoonis vaatab 53-aastane mees oma kella. Kell on 17.30, on möödunud 3,5 tundi ajast, mil ta oleks pidanud juba ohutusse laskuma. Tema giid Pioneer Adventuresist ütleb talle, hoiatab teda, palub teda, et kui ta nüüd tippu pürgib, võib see talle kõik maksma minna. Ja ta teab seda. Täpselt aasta tagasi jõudis seesama mees 3. laagrisse, sai aru, et tal pole hea olla ja tegi aruka otsuse ümber pöörata ning elusana koju minna. Aga täna pärast 19 päeva lõksus olemist teeb ta teistsuguse valiku. Uskumatu valik, mis vallandab täieliku õudusunenäo ja jätab tema giidifirma silmitsi kohutava reaalsusega, mida ükski ekspeditsioonifirma ei taha kogeda. Miks otsustas ettevaatlik mees äkitselt eirata kõiki reegleid ja jätkata ronimist? Ja kuidas muutis 19-päevane viivitus 2026 aasta Everesti hooaja lämmatavaks, vältimatuks lõksuks? Alates kogenud Sherpast, kes suri enne, kui tema kassidki jääd puudutasid, kuni mehest, kes jäi surmatsoonis ellu, kuid hukkus oma päikeseprillide tõttu. 2026 aasta esimesed surmad Everestil on peaaegu uskumatud. Tere tulemast äärmusesse! Nii et 4. mai 2026. Aasta keskpäeva paiku jalutas Lakpa Dendi Sherpa rahulikult Everesti baaslaagrisse. 51-aastaselt polnud Lakpa Everesti turist, kes tahtnuks lihtsalt selle mäe oma nimekirjast maha tõmmata. Ronimine oli tal veres. See on sellepärast, et ta sündis Kudel-Solukumbus, samas piirkonnas, kust on pärit mõned Everesti parimad Sherpad. Ja kuigi ta ei pruugi olla täpselt Tenzing Norgay, oli Lakpa veetnud üle 2 aastakümne ronides kõrgemale, kui enamik inimesi kunagi jõuab. Tal oli alates 2001. aastast olnud 30 ekspeditsiooni üle Nepali ning ta oli 6 korda seisnud Makalu tipus. Taustaks. Makalu asub vaid 12 miili Everesti kagus ning on maailma 5. kõrgeim mägi, ulatudes üle 27 800 jala. Ta oli isegi juba edukalt Everesti tippu jõudnud 2017 aastal. Siin mees oli veteran. Sellel ekspeditsioonil töötas ta Seven Summit Tracksis, mis on kogu mäe suurim ekspeditsiooni korraldaja. See tähendas, et ta hakkab sel hooajal vedama välismaiseid kliente üles ja alla maa kõrgeimal mäel. Aga praegu ta lihtsalt kõndis. Rada, millel ta kõndis, kulges Gorakshepi ja Everesti baaslaagri vahel. Gorakshep on sisuliselt vaid väike teemajade kogum 17 000 jala kõrgusel. See on jalgrada, mitte ronimismarsruut. See näeb küll karm välja ja on tõesti kivine ning ebaühtlane, kuid põhimõtteliselt on see ohutu. Seal ei ole langevaid jäätorne ega põhjatud lõhed, mis peituksid lumealuste sildade all. Matkaturistid kõnnivad siit mööda igal kevadhooajal. Ma räägin inimestest, kellel on tavalised matkasaapad ja 0 ronimiskogemust. Sama rada, mida mina läbisin märtsis 2024 ja mina ei ole mingi professionaalne alpinist. Hakpa Kalibriga Sherpa jaoks on see jalutuskäik põhimõtteliselt sama, mis õue astuda ja posti võtta. Ta ilmselt ei hinganudki raskelt. Ta keskendus ilmselt baaslaagrisse jõudmisele, et alustada päris ekspeditsioonitööd. Aga midagi läks valesti. Sellel tavalisel, igaval ja turvalisel teel Mount Everesti poole kukkus Sherpa Lakpa Dendi lihtsalt maha. Ja ma ei tea päris täpselt miks. Täpsed aruanded selle kohta, mis juhtus, on keerulised. Tema tööandja Seven Summit Tracksi ametlikus avalduses öeldakse lihtsalt, et ta kaotas teadvuse ja suri rajal. Koha peal viibiv sidiohvitser ütles kohalikele meediale, et ta lihtsalt kukkus. Nepali politsei on alustanud uurimist, kuid keegi pole seda vähemalt avalikult selge vastusega lõpetanud. Mis on vaieldamatu, on see, et mees, kellel oli selja taga 30 ekspeditsiooni ja karjäär kohtades, mis tõesti püüdsid sind tappa, lahkus enne, kui tõeline ronimine üldse algas. Kui sa arvad, et Lakpa surm oli traagiline ja häiriv, siis see, mis juhtus 6 päeva hiljem, pani iga kogenud Everesti mägironija hirmust värisema.
sest 10. mail 2026 oli 35-aastane Nepaali mägironija nimega Brijai Girmire Everestil ja tegi seda, mida iga tõsine Everesti ronija hooaja esimestel nädalatel teeb. Tema plaan oli ronida baaslaagrist, mis asub 17 600 jala kõrgusel läbi Khumbu liustikuvälja esimese laagrini, mis asub 19 900 jala kõrgusel ja siis tagasi alla tulla. Seda nimetatakse aklimatiseerumisringiks. See on sisuliselt sinu kehaproov enne päris tõusu. Sa lähed üles, paned end kõrgusel proovile ja tuled siis tagasi alla. Siis lähed natuke kõrgemale ja tuled jälle alla tagasi. Iga kord reageerib su keha sellega, et toodab rohkem punaseid vereliblesid, mis võimaldab sul hõredast õhust rohkem haplikku kätte saada. Kui teed seda piisavalt palju kordi, muutub su veri piisavalt paksuks, et saaksid toimida ka üle 8000 meetri kõrgusel, kus õhus on vaid kolmandik sellest haplikust, mida leidub merepinnal. See pole küll glamuurne, aga see on vajalik. Ja Brijai Girmire teadis seda. Sest kuigi ta nägi tagasihoidlik välja, oli Brijal ainulaadne ronimisajalugu. Esiteks oli tema tüüpi inimesi siin raske leida. Ta oli esimene inimene dalitide kogukonnast, kes kunagi Everesti tippu jõudis. Kui sa ei tea, siis dalitide kogukond asub Nepaali kastisüsteemi kõige alumisel astmel. Nad on põlvkondade kaupa pidanud taluma sotsiaalset tõrjutust, piiratud juurdepääsu haridusele, võimalustele, kõigele. Selline lagi, millest enamik inimesi kunagi läbi ei murra. Ja see mees, üks neist, oli murdnud läbi kõige nähtavamast laest, mida ette kujutada võib. Ta oli seisnud maailma tipus mitte 1, vaid 3 korda, 2016, 2019 ja 2023 aastal. Ta dokumenteeris seda isegi YouTube'is, sest ta oli populaarne YouTuber, kes filmis oma ronimisi, et kogu maailm näeks. Nii et kui Brijai 9. mail sellele aklimatiseerumisringile läks, pidi see tema jaoks tõesti olema rutiinne. Keegi ei pööranud tema ronimisele mingit tähelepanu. Kuigi Khumbu jäämurd võib olla ohtlik oma purustavate laviinide ja kokkuvarisevate jäätorni tõttu, mis on kontorihoonete suurused, oli see mees, kes oli läbi elanud hullematki. Võiks arvata, et ta pääseb sellest läbi ilma kriimuta. Brijai Girmire jõudis ohutult läbi jäämurru ja oli 10. mai hommikul Camp One'i turvalisuses, 19 900 jala kõrgusel, kui tema enda keha hakkas äkitselt imelikult tunduma. Tema jalad tundusid sellel kõrgusel raskemad, kui peaksid olema. Tema hingamine, mis oleks pidanud olema kontrollitud ja ühtlane mehel, kes oli seda 3 korda teinud, muutus lühikesteks, niisketeks tõmmeteks, mis ei tundunud midagi täitvat. Ta ilmselt ütles endale, et see läheb üle. Ronijatel on siin üleval imelik tunne, see on normaalne. Aga siis hakkas tal pea ringi käima. Jäätornid tema ümber, telgid tema enda käed, kõik tema vaateväljas hakkasid üksteisega kokku sulama. Kõigepealt olid need selged kujundid, siis muutusid need ähmasemaks ja lõpuks saabus pimedus. Ta kukkus kokku maapinnale. Brijai koges kõrgmäestiku kopsuturseid. Kui hapniku tase langeb äärmuslikel kõrgustel piisavalt madalale, hakkavad sinu kopsude veresooned lekkima vedelikku otse sinu õhukottidesse. Need tillukesed õhukotid, mis tavaliselt viivad hapniku sinu verre. Kui need kotikesed täituvad õhu asemel vedelikuga, tähendab iga hingetõmme, et hingad sisse vett. Su kopsud upuvad seestpoolt iseennast. Ja kui veri ei suuda enam piisavalt hapniku südamesse kanda, siis süda seiskub. See on iga mägironija meditsiiniline õudusunenägu. Tema roonimiskaaslased tormasid tema juurde ja tegid kõik hädaabiprotseduurid õigesti. Hapniku manustati, baaslaager hoiatati. Ainus meditsiiniline ravi HP puhul on laskumine ja rohkem hapniku saamine verre enne, kui südamel pole enam millegagi töötada. Kuid liikumisvõimetu mehe kandmine alla esimesest laagrist läbi Khumbu jäämurru öösel ei ole lihtne operatsioon. Tee on labürint lõhedest, redelitest, varisevatest jäätornidest ja kinnitatud köitest täielikus pimeduses. Tema meeskond liikus nii kiiresti, kui mägi lubas. See polnud piisavalt kiire. Brijai Girmire suri teel baaslaagrisse. Ta oli vaid 35-aastane. Tema ootamatu terviserike hirmutas mägironijaid. Sest kui täiesti terve, noor,
3 korda tippu jõudnud ronija võib lihtsalt niisama kõrgushaiguse tõttu surra, siis kes üldse on turvaliselt? Selleks ajaks hooajal oli 2 meest surnud ja kumbki neist polnud isegi mäe ülaossa jõudnud. See, mida keegi baaslaagris valjult välja ei öelnud, aga kõik mõtlesid, oli see, et see hooaeg läheb ainult hullemaks. Sest Lakpa Džabidži surmad ei juhtunud vaakumis. Need juhtusid survekatlas, mis oli kogunenud juba märtsist saadik. See on Everesti baaslaager aprillis 2026. Näed seda rahva hulka? See pole ootamatu, aga ausalt öeldes on see ikkagi üsna murettekitav. Nepali valitsus väljastas 2026 aasta kevadhooajaks 492 Everesti ronimisluba. Igaüks neist maksab $15,000. See on suurim lubade arv Everesti ajaloos ja ainult lubade tasudena üle $7 miljoni, mis pole üllatav. Nepalil on viimasel ajal olnud rahalisi raskusi ja Everest on nende kõige väärtuslikum loodusvara. Seega on loogiline, et turismiosakond andis sel kevadel välja rohkem lube kui kunagi varem, isegi kui see tähendab, et Nepali kõige püham mägi täitub nagu maanteepühade nädalavahetusel. Nüüd arvestage šerpasid. Iga välismaine mägironija peab seaduse järgi omama vähemalt 1 šerpat. Enamik tippteenuse pakkujaid kasutab 1 kliendi kohta 2, mõnikord isegi 3 šerpat, mis tähendab, et tegelik inimeste arv, kes üritavad ülespoole liikuda. Üks ainus fikseeritud köiseliin koondas ühel mäel ligi 1000 inimest. Kõik suunati läbi infrastruktuuri, mis polnud kunagi nii suurt hulka inimesi teenindanud. Nii et tegelikult ei tohiks olla üllatav, et 2026 aastal läks midagi katki. Ja iroonilisel kombel ei olnud see mitte varustus, vaid mägi ise. 8. aprillil sattusid jäämurru teerajajad, spetsiaalne meeskond, kes vastutab marsruudi kinnitamise eest läbi Khumbu jääjuga, otse probleemile, mis oli kahetsusväärne, kuid vältimatu, kui jälgida ilmastikutrende. Siil oli ripuv serak, umbes 55 meetrit pikk ja 36 meetrit lai liustiku jääblokk, mis aktiivselt pragunes ja liikus ning asus otse ainsa tee kohal, mis neil läbi Khumbu jääjuga oli. See asi oli 10-korruselise maja suurune ja see liikus. Kui see plokk oleks kukkunud siis, kui ronijad olid selle all, oleks see kõik hetkega hävitanud. Ja kahjuks on see varem juhtunud. 2014 aastal, kui see rakivaring vallandas laviini, mis hävitas 16 šerpat. Soovimata korrata 2014 aasta suurt laviinitragöödiat, sulgesid võimud marsruudi täielikult. See oli tark otsus. Probleem oli selles, et see oli logistiliselt äärmiselt ebamugav otsus. Marsruut jäi suletuks 19 piinavaks päevaks, kuni arstid püüdsid leida palju turvalisemat teed. Ja kui nad töötasid, tekitas see viivitus tohutu surmava kitsaskoha. Üle 400 mägironija koos veelgi suurema hulga tugipersonaliga olid sisuliselt lõksus Everesti baaslaagris. Nende hoolikalt planeeritud aklimatiseerumisrutiinid, sest sa ei saa lihtsalt 1 korraga Everesti tippu kõndida, olid täielikult rikutud. Nad lihtsalt istusid seal, kulutades kallist ekspeditsiooniaega, hapnikku ja moraali, samal ajal kui see kitsas ilmastikuaken, mida Everest igal kevadel vastumeelselt pakub, möödus. Ekspeditsioonijuhid reageerisid kiiresti, et viivitusega kohaneda. Mõned saatsid kliendid lähedal asuvatele matkamise tippudele, et nad tüsiksid aklimatiseerunud. Teised lihtsalt ootasid, jälgides enda kohannõlval olevat seraki ja arvutades, kui palju aega nad kaotavad. Aga miks see serak üldse seal oli? See ongi see küsimus, mis teeb selle hooaja tõeliselt hirmutavaks, viisil, mis ulatub palju kaugemale kui ainult 2026. Lihtsalt öeldes, Everest sulab. Sõna otseses mõttes sulab. Valitsuse esindaja, kes oli sel hooajal baaslaagris, ütles, et mai 3. nädalaks voolavad Camp 2 21 000 jalakõrgusel jõed. See on midagi, mis lihtsalt ei juhtunud eelmisel põlvkonnal. See tähendab struktuurselt seda, et sügav külm, mis ajalooliselt hoidis Khumbu liustiku koos aprillis kuni maini, on aeglaselt kadumas. Jää ja serakid, mis oleksid olnud ronimishooaja jooksul kõvasti kinni külmunud, pehmenevad nüüd varem ja kiiremini. Ennustatavad praod laienevad nüüd.
Mäe alumiste osade struktuur muutub iga aastaga vähem usaldusväärseks. Ja kellelgi pole sellele lahendust, sest lahendus eeldaks kliima parandamist. Serak ei parandanudki endi säära. Ja siin muutub kaasaegse Everesti loogika tõeliselt häirivaks. 19 päeva jooksul ütlesid võimud kõigile, et selle praguneva jää all seismine on enesetapumissioon. Aga kui hooaeg oli täieliku rahalise kokkuvarisemise äärel, tegid jääjoa arstid ja kommertsjuhid ühiselt täpselt seda, mille eest nad kõiki hoiatasid. Nad läksid otse tagasi alles jäänud aktiivselt praguneva jää alla ja rajasid tee läbi. Oot polnud muutunud, aga meeleheide oli. Jääjuga arstid kuulutasid selle uskumatult riskantse ümbersõidu läbitavaks 28. aprillil. Väravad avanesid ja 1000 inimest, rahutud ja ajakavast maas, hakkasid kõik korraga liikuma. Sul on mägi, mis on ronimishooajal füüsiliselt ebastabiilsem kui kunagi varem. Sul on mäenõlvadel kunagi suurim ronijate grupp ja 19-päevane sulgemine. See on surunud kõik aklimatiseerumisringid, kõik koorma kandmised ja kõik tippu jõudmise katsed juba niigi uskumatult kitsasse ajavahemikku. Ja kogu selle segaduse sees valmistus see 20-aastane, kes kannab Sherpa ajaloo kuulsaimat nime, jätkama oma vanaisa pärandit. Hema nimi oli Fjura Tenzing Norgai. Ta oli pärit Tangi külast, mis asub Kumbus Namche bazaari lääneosas Nepaalis. See ei ole enamiku mõõdupuude järgi just kuulus koht. Kuid kõrgtasemel mägironimise maailmas on Tang andnud rohkem legendaarseid mägironijaid ruutmiili kohta kui peaaegu ükski teine koht maal. Nagu Apa Sherpa, Mingma Sherpa ja kõige kuulsam neist mees, keda mägironimise maailm kutsus lumileopardiks, Angrita Sherpa. Angrita oli Fora vanaisa ja ausalt öeldes üks kõige sitkemaid Sherpasid, keda kunagi olnud on. Aastatel 1983 kuni 1996 ronis ta 10 korda Mount Everesti ilma lisahapnikuta. 1987. Aastal jõudis Ang talvel ilma hapnikuta Everesti tippu nii karmides tingimustes, et enamik tänapäeva mägironijaid ei julge seda isegi uue varustusega proovida. Ma mõtlen seda sõna otseses mõttes. Serast saavutust pole kunagi korratud. Guinessi rekordiraamat kinnitas tema tõusu kui kõrgeima kõrgusega Everesti vallutuse, mis on talvel kunagi tehtud ilma pudelhapnikuta. Nepaal andis talle 2 riiklikku autasu ja mägironijate maailm andis talle hüüdnime lumileopard. Kui Angrita pensionile jäi, oli tema staatus mägironijate ringkondades selline, nagu oleks tema kopsud ja valulävi töötanud väljaspool tavalisi inimlikke piire ning tema suguvõsa jätkas mägironimist. Tema nuurimal pojal, Purang Nuru Sherpal, sündis oma poeg ja see poiss, Furang Jaljan, oli sellel mäel 11. mail 2026 püüdes endale nime teha. Erinevalt oma isast oli Purangi tee mägironimiseni ebatavaline. Enne kui ta üldse kunagi Everestil kõit puudutas, oli ta õppinud mungaks ja veetnud aega kloostris. Mis iganes ta sellest elust mägedel ajas, pole päris selge. Mõned tema lähedased kirjeldasid teda hiljem kui vaikset, sügavalt vaimset ja erakordselt distsiplineeritud inimest, isegi Sherpa standardite järgi. Aga mis iganes ta kloostrielust kaasa võttis, kandis ta sellega kõrgustesse tööle. Ta veetis ühe hooaja giidina Austrias, kogudes tehnilist kogemust Euroopa maastikul ja 2025 aastal oma esimesel tööaastal 19-aastaselt. 2026 pidi olema aasta, mil debüüthooaja närvilisus asendub enesekindlusega inimesel, kes on juba maailma tipus käinud. 11. mai ööl oli Purang Jaljan peaaegu valmis järjekordseks tavapäraseks tõusuks Everestile. Ta kuulus Sherpadest kooslevasse meeskonda, kes kandis varustust Lotse seina mööda 3. laagrisse, et valmistada kõik ette klientide jaoks, kes olid nüüd meeleheitlikult graafikust maas. See on see glamuurita, kui täiesti hädavajalik töö, mida Sherpad teevad, et Everesti tippu jõudmine üldse võimalik oleks. Sa ilmselt mõtled, miks ta ometi öösel ronis? Mina igatahes mõtlesin seda,
kui sellele loole sattusin. Õine roonimine peaaegu püstloodis jääl 7000 meetri kõrgusel kõlab hullumeelselt. Aga naljakas on Lotse seina puhul see, et öösel on ronimine kõige ohutum. Kui päike päeval paljast jääd soojendab, muutub pind pehmemaks. Lumi, mis oli kell 4 hommikul kõva ja kindel, muutub keskpäevaks lahtiseks ja liikuvaks. Seega, Sherpad, kes kannavad koormaid, liiguvad peaaegu alati öösel. See on karm muidugi, aga see on turvalisem või vähemalt peaks olema. Fiuraja ja tema meeskond lahkusid teise laagri juurest kell 19:00. Ja erinevalt sellest, millega Lakpa varem silmitsi seisis, ei ole Lotse nõlv tegelikult üldse matkarada. See on sinise jää sein, mis on kallutatud nurkadesse, mis võivad ületada 50 kraadi, kõva nagu betoon ja piisavalt külm, et paljast nahka sekunditega põletada. See on nagu proovida ronida jäätunud klaasist pilvelõhkuja otsa 7000 meetri kõrgusel pilkases pimeduses, hingates samal ajal läbi kõrre. Sellel kõrgusel muutub iga liigutus mehaaniliseks. Kinita, astu, hinga, korda. Üks viga seal ei lõpe tavaliselt väänatud hüppeliigesega. See lõpeb kukkumisega, mis aina kiireneb. Fiuraja ja teised Sherpad liikusid aeglaselt ülespoole pimeduses, pealampide valgus jäält peegeldumas. Igaühel neist olid rasked koormad selga kinnitatud. Häpnikuballoonid, telgid, köied, priimused ja toit. Nad ronisid tundide kaupa. Nende kohal klammerdus kolmas laager mäe külge nagu rida tillukesi oranže armee, mis olid otse nõlva sisse lõigatud. Nende all kadus kumbu liustik musta pimedusse umbes kell 23:00. Furo jõudis ühe fikseeritud köie ankrupunktini Lotse nõlval. Et mõista, mis edasi juhtus, pead sa aru saama, kuidas fikseeritud köitesüsteem töötab. Enne kui ükski klient või Sherpa üritab baaslaagrist kõrgemale ronida, läheb neist kõigist ette spetsiaalne meeskond nimega köietegijad, kes puurivad kogu marsruudi ulatuses teatud vahedega kaljusse ja jäässe ankrupoldid. Seejärel tõmbavad nad paksu staatilise köie läbi nende ankrute kogu Lotse seina alt kuni lõunakuruni, mis asub 26 000 jala kõrgusel. See köis jääb sinna kogu hooajaks. See ei ole plokksüsteem, see ei vii sind kuhugi. See annab igale mägironijale midagi, mille külge end kinnitada, et kui nende jalad alt ära lähevad, siis nad ei sureks. Seadet, millega sa end selle külge kinnitad, nimetatakse žumariks. See on metallist klamber, mis lukustub köie külge ja liigub vabalt ülespoole, kuid surub end köie külge ja haarab kinni, kui sellele altpoolt raskust avaldatakse. Sa kinnitad selle lühikese rihmaga oma rakmete külge ja sellest hetkest oled sa ühendatud otse mäega. Libastumine muutub tõmbeks ja haiget saanud egoks. Ilma selleta muutub seesama libastumine kukkumiseks 50-kraadise nurga all mööda jääseina 23 000 jala kõrgusel. Iga ronija Lotse nõlval oli tol ööl alguses köie külge kinnitatud, kuid siin on üks vältimatu probleem, fikseeritud köiesüsteemiga. Köis on mäe külge kinnitatud kindlate vahedega ning iga kord, kui ronija jõuab ühe sellise ankrupoldini, peab ta tegema sama väikese tegevuste jada. Emalda žumar ankrust allpool olevast köiest, tõsta see ankrust ülespoole ja kinnita uuesti köie külge. Kogu see tegevus võtab aega 3 sekundit, võib-olla 4, kui su kindad on paksud ja sõrmed külmast kohmakad. Ronijad teevad seda ühe kandmise jooksul 10 kordi, terve ekspeditsiooni jooksul 100 kordi. Sellest saab lihasmälu. Aga nende 3 või 4 sekundi jooksul, mil sa eemaldad žumari ankrust allpool olevast köiest ja kinnitad selle uuesti ankrust ülalpool oleva köie külge, ei ole sa millegi külge kinnitatud. Kois on kohe seal. Sinu rakmed on kohe seal. Aga need ei ole omavahel ühendatud. Kui su jalad sealt välja libisevad, ei peata sind enam miski. Kukud nii kaugele, kui mägi sind viia tahab. Ja kuskil sellel õhtul kell 23:00. Fira jõudis ankrupunktini. Ta haakis oma köie lahti 3, võib-olla 4 sekundiks. Ta oli sama kaitsetu nagu mees, kes seisab sellel jääl ilma igasuguse varustuseta. Kõik, mida ta pidi tegema, oli end uuesti ankrusse kinnitada ja ta oleks jälle turvaline. Aga just sel hetkel, täpselt sel hetkel pimeduses, raske seljakott seljas, kaotas Fura jalgealuse.
kuigi keegi ei tea täpselt, mis tol ööl pimeduses juhtus, just siin lõi välja fikseeritud köiesüsteemi saatuslik viga. Ta kukkus mäenõlvalt alla. Fjura kukkus umbes 400 meetrit mööda mäge alla ja jäi pidama lõhes teise ja kolmanda laagri vahel. Tema meeskonnakaaslased, mehed, kes olid 4 tundi varem koos temaga teisest laagrist lahkunud ja ronisid sama seina, said ainult abitult pealampide valgusvihus vaadata, kuidas ta kukkus. Nad ei saanud midagi teha. Kui ta lõpuks pidama jäi, läksid nad talle järele. Keset ööd, kõrgustes, laskusid need mehed sellesse lõhesse, et teda otsida. Ma ei usu, et on olemas sõnu, mis kirjeldaksid, kui uskumatult vapper see oli. Nad suutsid tema keha füüsiliselt lõhest välja tuua ja andsid esmaabi, kuid oli juba liiga hilja. Hukkumise ajal saadud vigastused olid ellujäämiseks liiga rasked. Ta kuulutati sündmuskohalt surnuks. Meeskond kandis ta teise laagrisse ning Koidu ajal tuli talle järele helikopter. Nii lihtsalt oligi lumeleopardi pojapoeg läinud ja alpinistidel polnud isegi võimalust tiputõusu ette võtta. Ausalt öeldes nägi 2026 aasta mai keskpaigaks see Everesti hooaeg välja nagu täielik katastroof. 3 kohalikku professionaali olid surnud. Marsruut oli olnud suletud 19 päeva ning mitte keegi, mitte ükski inimene polnud tippu jõudnud pärast marsruudi avamist, kuna ilmastikuolud olid halvad. Kui tipu jõudmise katse üldse aset leiaks, oleks see äärmiselt kiirustatud. Ja igaüks, kes teab midagi Everesti pikast ja süngest kaose ajaloost, teab, et rahvarohke Everesti tiputõus on surmalõks, mis ainult ootab vallandumist. Ja 2 mägironija jaoks see nii oligi. Aga sellest räägime hiljem. Ma mõtlen, kas keegi sel hetkel peatus ja küsis, kas mägi oli juba oma vastuse andnud, sest Everestil on see kummaline muster, mis kordub läbi ajaloo ikka ja jälle. Mida suurem surve rajal tekib, seda enam näib mägi kiirust karistavat. Viivitused tekitavad ummikuid, ummikud tekitavad meeleheidet. Meeleheide paneb inimesi eirama hoiatusmärke, mida nad madalamal kõrgusel tavaliselt tõsiselt võtaksid. Ja 22. maiks oli baaslaagris sisemine pinge muutunud tohutuks. Kliendid olid kulutanud sinna jõudmiseks 40 000 kuni üle 100 000 dollari. Paljudel olid töökohad, sponsorid, meediakohustused ja piiratud hapnikureservid, mis olid seotud kitsaste ajakavadega. Ekspeditsiooni korraldajate jaoks sõltus kogu hooaja rahaline edu tippu jõudmise õnnestumisest. Sherpad, kes olid juba kaotanud sõpru ja töökaaslasi, pidid siiski edasi liikuma, sest nende meeskonnad sõltusid neist. Kui ilmaprognoosijad lõpuks avastasid 20. mail 2026 sobiva ilmaakna, tormas kogu mägi korraga ülespoole. Peaaegu 500 mägironijat ja Sherpat hakkasid lõunapoolse kuru kaudu tippu suunduma kattuvate lainetena. Pealambid venisid üle mäe nagu helendavad sooned pimeduses. 4. laager on täis kurnatud mägironijaid, kes püüavad end niisutada, lund sulatada ja enne tippuööd hapnikku säästa. Aga Everest ei muutu turvalisemaks sellepärast, et inimesed on kannatamatud. 19. mai 2026 kell 20.30 olid esimesed tipumeeskonnad juba lõunakurult lahkumas ja kadusid pimedusse 4. laagri kohal. Peaaegu 8000 meetri kõrgusel pole olemas mugavat viisi tippurünnakut alustada. Sa ei ärka värskena. Tegelikult pole sa ju üldse maganudki. Sa oled lihtsalt lamanud jäätunud telgis, kuulanud, kuidas tuul üritab kangast puruks rebida, samal ajal kui su keha aeglaselt oma enda lihaskude tarbib, et elutähtsad organid töös hoida. Kui on aeg liikuma hakata, on iga liigutus justkui läbirääkimine, kurnatusega. Sulged oma suleülikonda, surud paistes jalad jäätunud saabastesse, kinnitad kassid paksude kinnastega, samal ajal kui su sõrmed külmast karjuvad. Siis tõmbad hapnikumaski näone. Sellest hetkest alates taandub kogu su maailm regulaatori rütmiliseks sisinaks ja pealambi poolt heidetud väikeseks kõikuvaks valgusringiks. Tavaliselt on surmatsoonis ronimine sügavalt isoleeriv kogemus. Aga 19. mai ööl, kui ronijad liikusid mööda kolmnurkset seina ülespoole, rõdu nime all tuntud orientiiri suunas, ei astunud nad üksildasse tühjusesse. Nad astusid aeglaselt liikuvasse inimkannatuste konveieri linti.
Kuna siin on ümbritsev temperatuur umbes -40 kraadi, oled sa kinnitatud ühe nailontrossi külge. Ja kui sa vaatad üles mäe poole, ei näe sa ainult jääd, vaid näed katkematut, helendavat rida sadadest pealampidest, mis ulatuvad pimedusse. See on vapustav pilt fotol, kuid tegelikkuses on see täielik õudusunenägu, sest igaüks neist tuledest kuulub inimesele, kes liigub kiirusega vaid murdosa miilist tunnis ja sa ei saa neist mööda minna. Kui päike lõpuks 20. mail tõusis, sai liiklusummiku tohutu ja õõvastav ulatus nähtavaks. Ma arvan, et see pilt annab olukorrale õiglust. Ronijad liikusid piinava samm-sammu haaval lõunatipu poole, mis asub 28 700 jala kõrgusel. Sealt pidid nad ikkagi ootama oma järjekorda, et läbida Hillariaste ja seejärel ületada viimane hirmuäratavalt avatud noatera servaga hari tippu jõudmiseks. Vaatamata piinavalt aeglasele tempole jõudis sel päeval, 20. mail 2026, uskumatud 274 inimest Mount Everesti tippu. Nad purustasid täielikult varasema ühepäeva rekordi 223, mis püstitati 2019. aastal, hooajal, mis oli juba niigi kurikuulus ülerahvastatuse poolest. Järgmisel päeval järgnes veel 154 inimest. See tähendab, et 48 tunni jooksul seisis maailma tipus üle 400 inimese. Kui sa loed seda statistikat pealkirjas, kõlab see nagu triumf, suur logistiline võit korraldajate jaoks. Aga Everesti tipu jõudmine on ainult pool tööst. Tegelikult on see lihtsam pool, sest ajaks, kui mägironijad tegid tippfotot, võtsid maskid eest, et naeratades selfisid teha, hakkas selle tohutu ummiku füsioloogiline arve kätte jõudma. Ühe konkreetse giidifirma nimega Pioneer Adventures jaoks. See 24-tunnine aken muutus täielikuks õudusunenäoks, sest nad olid kaotamas järjestikku 2 oma kõige kogenumat klienti. Ja tragöödia, mis on nii tihedalt seotud, et see tundub nagu stsenaariumi järgi kirjutatud. Esimene oli see 46-aastane tehnoloogiasektori spetsialist Arizonast nimega Sandeep Are. Sandeep oli peaarhitekt, kes töötas Phoenixis, Arizonas. Pärit algselt Andhra Pradeshist, Indiast, oli ta mees, kes veetis oma elu keeruliste ettevõtteandmete, süsteemide ja loogikaga tegeledes. Finantsalase MBA ja 2 aastakümne pikkuse tehnilise juhtimiskogemusega ei jõua tema tasemele ilma riskide hindamise ja hoolika plaani elluviimise oskuseta. Ja ta ei ärganud lihtsalt ühel päeval üles ning otsustanud end Everesti tippu osta. Sandeep oli tõsine vastupidavusspordiga tegeleja. See oli mees, kes oli korduvalt läbinud kurnava Grand Canyoni servast servani matka. Ta vallutas Kilimanjaro mäe 2024 aastal. Ta ronis Aconcagua mäele, mis on Lõuna-Ameerika kõrgeim tipp, vaid mõned kuud varem, 2026 aasta alguses. Ta oli isegi eelmisel aastal teinud Everesti baaslaagri ja Lobuche Easti matkad, et oma keha Himaalajadega harjutada. Pioneer Adventures, meeskond, kellega ta liitus, nimetas teda oma grupi üheks kõige tugevamaks mägironijaks. Ta tegi kõvasti tööd ja 20. mai hommikul umbes kell 11 tasus see töö end ära. Sandeep seisis Everesti tipul. Aga see, mis järgmiseks juhtus, on peaaegu nagu filmist võetud. Seistes maailma tipus soovis Sandeep seda hetke jäädvustada. Ta võttis prillid eest, et teha mõned fotod, hoides oma lippe käes. Ja just siis läks kõik valesti. Näed, merepinnal prillide äravõtmine foto tegemiseks ei ole midagi erilist. 8848 meetri kõrgusel on see tohutu risk. Seal üleval on atmosfäär nii uskumatult hõre, et see ei paku praktiliselt mingit kaitset päikese ultravioletta kiirguse eest. Kui see puhas, filtreerimata UV-kiirgus tabab pimestavalt valget lund ja peegeldub otse sinu kaitsmata silmadesse, võib see põletada sarvkesta pinda. Sandeep pani oma kaitseprillid tagasi pähe ja alustas laskumist, kuid kahju oli juba tehtud. Ta ilmselt ei tundnud alguses midagi. Lumepimeduse julm mehhanism seisneb selles, et see ei karista mägironijaid kohe. Sarvkest neelab kiirgust vaikselt. Tunni või 2 jooksul ei tundu midagi valesti olevat. Siis hakkavad su silmad kipitama ja kõrvetama.
ja täpselt nii juhtuski. Kusagil selle laskumise ajal läks Sandeepi nägemine valgeks ja siis pimedaks. Ta ei suutnud oma silmi avada ilma sellise valuta, mis paneb inimese keha füüsiliselt tagasi tõmbuma. Judd oli lõksus surmatsoonis kusagil 4. laagri kohal, 27 000 jala kõrgusel, mäel, mis on juba tapnud 10 füüsiliselt terveid inimesi. Sandeep oli lõksus. Ta ei suutnud enam liikuda. Ja kuna tema laskumine peatati, oli ta sunnitud veetma veelgi rohkem aega surmatsoonis, 29 000 jala kõrgusel. Pikaajaline kokkupuude, millele lisandusid suured ummikud, mida ta üles minnes oli talunud, vallandas kõrgmäestiku ajuturse H.A.C. Hayes. Vedelik hakkas tema ajus kogunema, põhjustades selle paisumise vastu koljut. Ta suri seal üleval ja tal polnud mingit võimalust end päästa. Kui tema ekspeditsiooni korraldajani jõudis teade, et ta lõksus, korraldati kohe hädaabioperatsioon. Nad saatsid teele 5-liikmelise kõrgelt kvalifitseeritud sherpadest koosneva meeskonna, kes liikus ülespoole vastulaskuvatele rahvahulkadele ja suutis ta kinni püüda lõunasumma lähedal. Järgnes üks hooaja kõige piinarikkamaid päästeoperatsioone. Täiesti pimedat meest juhtida alla mäe ühel tehniliselt kõige keerulisemal lõigul on äärmiselt ohtlik ülesanne, mis nõuab tohutult energiat. Iga kord, kui need 5 sherpat Sandeepi üle kaljusammu alla lasid, kulutasid nad oma piiratud hapnikuvarusid. Nad riskisid oma enda eludega täpselt samas ilmavahemikus, täpselt samas pudelikaelas, mis oli just nende kliendi murdnud. 48 piinavat tundi keeldusid need sherpad teda maha jätmast. Nad kandsid teda füüsiliselt läbi surmatsooni kogu öö, kuni lõpuks jõudsid suhtelisse turvalisusse, teise laagrisse. Rõõm näol helkimas helistasid nad varustustiimile ja teatasid, et on kohale jõudnud. Nad olid edukalt toonud pimedaks jäänud ja sureva mehe surmatsoonist välja. See oli imepärane päästeoperatsioon, või vähemalt nii nad arvasid. Vaatamata pääsemisele oli selle pikaajalise kokkupuute füsioloogiline kahju lihtsalt liiga suur. Ta suri 28. mail teises laagris. Kui Sandeep võttis oma viimaseid hingetõmbeid all teises laagris, oli teine mees täielikult lõksus mäe tipus. Sandeep ja see mees polnud võõrad. Mõlemad olid India tehnoloogiasektori spetsialistid. Neil oli ühine baaslaager, nad sõid samas söögitelgis. Nad aklimatiseerusid samal ajakaval ja jäid kinni samasse tohutusse liiklusummikusse. Näed soovisid peaaegu kindlasti üksteisele edu, kui nad valmistusid tiputõusuks. Ja vähem kui 24 tunni vahega sattusid nad Everestil sama probleemi otsa. Väike kõrvalepõige. Iga kuu on üks lugu, mis ei jõua kunagi YouTube'i. See on olemas, kui soovid. Patreon. Link allpool. Nii, kus me jäimegi? Tema nimi oli Arun Kumar Tiwari. Ta oli 53-aastane, vanem IT-spetsialist Hyderabadist. Ja erinevad paljudest Everestile ronijatest, kes ostavad load ja loodavad, et nende giidid veavad nad köite abil üles, oli Arun tõeliselt kogenud mägironija. Ta oli aktiivselt tegemas 7 tipu väljakutset, mis tähendab iga kontinendi kõrgeima tipu vallutamist. Ta oli roninud Denalile, mis on Põhja-Ameerika kõrgeim tipp. Ta oli vallutanud Venemaal asuva Elbruse mäe. Ta oli seisnud Aafrika Kilimanjaro ja Lõuna-Ameerika Aconcagua tippudel. See oli mees, kes mõistis mägesid. Aga mis veelgi tähtsam, ta mõistis oma enda keha. Alles eelmisel aastal, 2025 aastal, oli Arun üritanud Everesti vallutada. Ta maksis tasud, tegi treeningud ja ronis kuni umbes 7200 meetri kõrgusele kuskil 3. laagri piirkonda. Ja kui ta seal üleval oli, sai ta aru, et midagi ei ole korras. Tema tempo oli liiga aeglane. Tema keha ei taastunud aklimatiseerumisringidest nii, nagu oleks pidanud. Kui oled kulutanud 10 000 $ ja aastaid oma elust selle ühe konkreetse eesmärgi nimel valmistumiseks, on psühholoogiline tung edasi suruda tohutult tugev. Seda nimetatakse tipupalavikuks ja see tapab igal aastal inimesi. Arunil ei olnud tipupalaviku. Ta vaatas oma tempot, vaatas mäge ja tegi uskumatut raske, kuid uskumatut targa otsuse ümber pöörata.
Ta teadis, et surmatsooni liikumine vähem kui ideaalses seisundis suurendaks oluliselt tema riski saada lumepimedust, külmakahjustusi ja surma. Ta austas mäge ja austas oma piire. Nii et ta läks koju elusana. Aga kui Arun naasis Everesti juurde 2026 aasta kevadel, sattus ta täiesti teistsugusele mäele. Ta sattus 19-päevasesse viivitusse, mille põhjustas rippuv serakk. Ta istus nädalai baaslaagris, vaadates, kuidas tema ilmavõimalus järjest kahaneb. P-means Arun oli 53. See oli tõenäoliselt tema viimane reaalne võimalus tippu jõuda. See oli nüüd või mitte kunagi. Ja kui tee lõpuks avanes, haaras teda kaasa see tohutu meeleheitlik ronijate laine, kes kõik püüdsid samast kitsaskohast läbi pääseda. Neljapäeval 21. mail alustas Arun oma tippurünnakut. Aga ta jäi täpselt samasse aeglaselt liikuvasse piinavasse ummikusse, mis oli eelmisel päeval murdnud Sandeepi. Iga samm edasi tähendas järjekorras ootamist. Iga ootamisega veedetud tund tähendas piiratud hapniku põletamist. Lõpuks saavutas Arun oma unistuse. Ta jõudis Mount Everesti tippu, kuid ta jõudis tippu umbes kell 17:30 õhtul. Kui sa ei ole kursis Everesti pöördeaja reeglitega, siis tea, et enamik lugupeetud ekspeditsioonijuhte peab sellest rangelt kinni. Kui sa ei seisa tipus hiljemalt kell 13:00 või 14:00, siis tuleb tagasi pöörduda. See on lihtne matemaatika. Kui jõuad tippu kell 17:30, see garanteerib, et kogu sinu laskumine toimub pilkases pimeduses. Õhutemperatuur langeb kohe, kui päike kaob horisondi taha, 20 või 30 kraadi võrra. Nii et sa liigud kõige reetlikumal ja vertikaalselt avatud maastikul maal, ajal, mil su keha on täiesti ja täielikult tühi. See on karistus. Võib-olla mõtled, et kui tagasipöördumise aeg on nii range reegel, siis miks tema Sherpa giid teda lihtsalt tagasi ei sundinud minema? Tõde on see, et nad peaaegu kindlasti tegid seda. Aga Sherpad on giidid, mitte mäepolitsei. Kui klient, kes on maksnud $10,000, saab tipupalaviku ja keeldub kategooriliselt tagasi pöördumast, ei saa giid teda füüsiliselt maha murda ja alla lohistada. Mis iganes meeleheitlik tung sundis ettevaatlikku meest nagu Arun oma giididele silma vaatama, tagasipöördumise aega eirama ja hilise pärastlõunani edasi ronima, see maksis talle kõik. Kui päike loojus ja temperatuur langes, alustas Arun laskumist. Teda saatis kogenud Sherpa giid Pioneer Adventuresist. Nad lülitasid oma pealambid sisse. Peale tulev kurnatus oli tohutu. Ta oli selleks hetkeks roninud juba üle 16 tunni. Ja kui ta Hillary astmele lähenes, andis tema keha lõpuks alla. Peameeles, et Hillary aste on 12 meetri kõrgune järsk kalju ja jääsein, mis asub 8748 meetri kõrgusel. Sellest üles ronimine on raske. Sellest alla tulemine pimedas, tagurpidi, kasside ja hapnikumaskiga on hirmutav. Kohe selle takistuse juures hakkas Arun verd oksendama. Nii näeb välja kõrgmäestiku kopsuturse 28 700 jala kõrgusel pimedas. Vedelik, mis oli vaikselt tema kopse täitnud, oli jõudnud sellisesse punkti, et tema keha üritas seda välja ajada ainsal võimalikul viisil. See on täpselt sama seisund, mis tappis Pisigomire mõned päevad varem mäe madalamas osas. Aga erinevalt Pisigomirest, kes oli suhteliselt madalal mäel, kui tal hape tekkis, oli Haron 28 700 jala kõrgusel. Ta oli pimeduses ja tal oli kogu jõud otsas. Tema Sherpa kutsus kohe abi. 13 läheduses olnud giidi loobusid oma marsruutidest, et aidata. 4 Sherpat üritasid meeleheitlikult teda stabiliseerida. Nad püüdsid teda ärkvel hoida ja füüsiliselt tema laskumisel abistada. Aga olgem ausad, sa ei saa pimedas lohistada abitut surevat meest alla 12 meetri kõrgusest püstloodis kaljuseinast. Hoolimata Sherpadest tehtud meeleheitlikest ja kangelaslikest pingutustest ei suudetud teda elustada. Arun Kumar Tiwari suri sealsamas lumes Hillary astme lähedal. Tema keha on siiani seal. Keha toomine Hillary astmelt on üks maailma kõige keerulisemaid ja üliohtlikumaid operatsioone.
see nõuab pühendunud Sherpadest meeskonda, kes on valmis oma elu surmatsoonis ohtu seadma, et raiuda jäätunud keha jää seest välja ja lasta see tuhandete meetrite võrra allapoole. See maksab üle $100,000 ning paljud pered ja Nepaali valitsus eelistavad jätta oma surnud mäele, selle asemel, et seada surnute allatoomisel veel elusid ohtu. See 2026 aastahooaeg näitas, kui ettearvamatuks Mount Everest on muutumas. Sinu varasem kogemus ei päästa sind. Sinu vanaisa maine ei anna sulle puutumatust. Isegi igav ja tavaline matk baaslaagrisse võib lõppeda surmaga ning inimeste elus hoidmise logistika 8800 meetri kõrgusel hakkab kaubandusliku ambitsiooni ja kliimakriisi surve all täielikult kokku varisema. Aga lootust on, sest Nepaali valitsus on uue ulatusliku määruse vastuvõtmise lõppjärgus. Varsti on igaühel, kes taotleb Everesti luba, seaduslik kohustus enne edukalt tõusta vähemalt 7000 meetri kõrgusele mäele, mis asub Nepaalis. Mõte on selles, et kogenematud inimesed välja filtreerida ja tagada, et need, kes ummistavad surmatsooni, teaksid enne sinna jõudmist, kuidas nende keha äärmuslikele kõrgustele reageerib. Kas see muudab mäe tegelikult turvalisemaks või on see lihtsalt järjekordne rahaline poliitika kohaliku matkaturu elavdamiseks, jääb veel näha. Aga üks asi on kindel. Everestil ei saa ellujäämist osta. Mägi ütleb alati viimase sõna. 2026 aasta Everesti surmadel on üks ühine joon. Nad kõik surid oma unistusi järgides. Aga see Sherpa viis 3 Ukraina alpinisti Everesti tippu ainult selleks, et filmida reklaamvideot. Tal õnnestus see, kuid kui ta laskumisel kokku varises ja vajas nende abi ellujäämiseks, oli see, mida nad järgmisena tegid, üks hullemaid Sherpa reetmisi Everesti ajaloos. Sa ei taha järgmist videot maha magada.